Nii, aga äkki tutvustate siis mõne sõnaga, milles see mure on? Mure või? Jah. No ühesõnaga maa asju on aetud nüüd 11 aastat täis, õigemini hakati ajama vast hiljem 2004 registreeriti, aga siis kuskil ütleme 2006 või nii et kuskil noh, üks 6 aastat küll vast on aetud ja selle aja jooksul jah, väga palju edusamme tehtud ei ole, aga neid ümberkorraldusi, neid on niivõrd palju olnud ja maatükkide ümberjaotamisi ja neid projekte on tehtud, näete, kaust on siin täis laua peal. Ja lõppumas ta olevatki. Linn surub oma tahtmist, ühesõnaga need arendajad oma tahtmist ja nüüd lõpptulemus on, et linn surub peale põhiliselt, et arendajad ehitaks välja linna avalikult kasutatud teed ja tänavad, valgustuse ka veel. See on niivõrd kõrge, aga tegelikult põhiseaduse paragrahv, ehitusseaduse paragrahv 13 ütleb, linn on kohustatud välja ehitama avalikult kasutada teed ja tänavad. Aga tema ütleb, et ta projekti ära ei kinnita ja venitab nii kaua edasi. Et oled sunnitud tegemise välja pressimine nii võtta. Aga teie seos selle asjaga on milline siis? Mina olen üks omanik, tähendab, kes tahab ehitada. Põhikrunt, ehitusgrunt ja paar väiksemat kruntin juures. See maa on vanematelt päritud, tähendab, õigusvastaselt võõrandatud maa. Vend ja teised osanikud müüsid edasi, mina jäin siis siia ja mõtlesin ehitada. Et lapsed on, tähendab, töötar on Inglismaal ja noorem poeg oli siis seal vahepeal kah Inglismaal ja oli ka Soomes, tähendab, tükk aega. Ja tulevad kokku, ehitame kahekordse maja siia ja jäävad siia elama ja maad on meil seal piisavalt ja kõik. Aga no nii kaua on veninud, et kõik on oma eluga laiali nagu läinud ja no nüüd on nii poole peal see asi, kas tahavad tulla või noh, täpselt ei teagi. Ja küsimus jah on selles ja mitte ainult avalikustada tee, vaid valgustuse tähendab. Siis ainult tema on nõus sademega kollektoril linn ehitada. Aga nüüd on umbkaudne arvestus tehtud selle Gerliin kinnisvara ja mina ja teised ehitajad seal, neid on päris hulgi. Need plaanid on paika pandud ja need kogu summas tähendab, kui nemad nüüd, see on esialgne arvestus tehtud, et selle valgustuse need välja kõik ehitaks, selle kogu selle grupi peale läheks umbes maksma kuskil 800 000 eurot. Noh, see on nii suur summa ja siis osanike peal, mina olen 13%-ga, aga see tuleb kah, ma ütlen, et kuskil võib-olla 100 000 piires, mul ei ole seda raha kuskilt võtta. Ja kui see on mul pärandatud vanematel, tähendab õigusvastaselt võõrandatud maa ja mina sain ta selle tõttu kätte nii-öelda, teised on seal ostnud ja nii kulutanud ja kõiki, aga sellele vaatamata tähendab ja olukorda see minul on ka niisugune, et ma annan teile lugeda, tähendab selle, mis ma notarile tegin, tähendab üldine olukord on, tahate lugeda? Ja, hiljem. Kas see nüüd ta kogu aeg pildistab siin või? No võib-olla te teete nagu kiire ülevaate, siis me saame nagu lähemalt minna. No ja siis ma kirjutasin jah, et nad ei võtnud seda nagu tahtnud sisse võtta, et siis linn ei kinnita ära, seal ma kirjutasin kohe sisse, et mina tähendab ei ole nõus ühesõnaga hakkama tänavaid teid välja ehitama, ma olen pensionär ja ei maksa ka maamaksu, nüüd pean siis hakkama ehitama linnale teed ja tänavad välja. Aga teised ja paljud on seal teinud, näiteks seal kõrval on seal Varsakapla või mis on väike tänava jupp. Ja omanikud ei saanudki muud teha, kui ehitas selle tänava välja ja siis said detailplaneeringu kinnituse. Seal, noh, mul ei ole praegu auto korras, aga muidu on siit bussiga sõita 10 minutit ei jäänud. Läheb juurde kohe buss, kui tahate näha koha peal käia. On üks asi tähendab. Ja lood see ehitast välja ja nii on Tallinna pool samamoodi, ma olen rääkinud, poegtööd on noorem poeg Tallinnas nüüd. Tähendab, ehitajad lihtsalt ehitavad tänavat välja, kuna kui palju linn siis kompenseerib või mis, aga nüüd muidu ei kinnita detailplaneering ära. Noh, oskad siis öelda või mis ei oska. Seda on lihtsalt vaja avalikustada ja näidata.
ja linnal on võim nii palju käes, et olime koosolekid ja kõik. Ja nüüd see notariakt on ka sellepoolne, tähendab. Aga ma ei ole nõus, see notariakt ei ole nüüd lõplik, mina ei ole oma allkirja keegi pole andnud, nagu tähendab. Ühesõnaga me peame nüüd kokku istuma ja allkirjad andma. Aga enne ma mõtlesin, ma kutsun siia välja, tähendab, las kajastavad seda olukorda siis.